Tere ka minu poolt. Et tunni aega teist kindlasti eksperte ei saa. Väike pettumus, et minu eesmärk on anda teile uusi ideesid siin sellise 3 tunni jooksul. Ja lühidalt, et mis mina teen igapäevaselt? Ma igapäevaselt töötan Äripäevas, pean Äripäeva digiturundust ja aeg-ajalt konsulteerin ja koolitan erinevaid siis inimesi ja ettevõtteid. Ja miks sotsiaalmeedia? Et kus ma võtan kõigepealt selle, kuidas öelda, õiguse ja julguse tulla teie ette siia rääkima sotsiaalmeediast. Et minu esimene, kui siis suurem kampaania, kus mul oli eelarve sotsiaalmeedias, oli 2009 aasta alguses Iirimaale Facebookis. Ja selle ajaga, kes siis juba Facebooki kasutas, teate, et see hüppe on olnud meeletu. Ja täna ma räägin teile tegelikult Facebookist ja Instagramist, et me ei räägi ei Snapchatist, ei Twitterist, ei YouTube'ist, et erinevatel põhjustel. Ja kui me liigume edasi siit, nii, siis mul tekkis eile see küsimus. Kas keegi oskab selle ilusasti lihtsalt vastata tegelikult, mis asi üldse on turundus, marketing? Ma küsin seda 10-aastaselt pojalt, kes on minuga töö juures käinud kindlasti kaasas 50+ korda. Ja tema ütles, et turundus on see, kui sa teed midagi ja siis keegi ostab sult midagi. Ja siis ma küsin, aga mis see on see, mis sa teed? No aga sa räägid mingit lugu neile ju, sul on mingid videod ja siis sa paned mingit tekste sinna ja tegelikult turundus ongi see, et see on mingisugune kommunikatsioon. Me kommunikeerime inimestele mingisugust sõnumit, et nad teeksid midagi, mis me tahame. Nii, aga mis me väljakutse on? Oleme ausad, kes tunneb ennast täna hommikul ära, kui teil äratuskell helises? Tõstame käed ülesse. Kuulge, teid on jube vähe tegelikult. Te, kes käed üles tõesti olete väga ausad. Mulle meenub paar aastat tagasi Berliinis üks Google'i insener ütles selle peale, et kuskil 80% inimesi avab sotsiaalmeedia ennem, kui nad hambad ära pesevad. Ta ütles selle põhjal, et nemad näevad, millal see äratuskell heliseb ja kui ruttu inimesed avavad kas Twitteri, Facebooki või siis Snapchati või mida iganes. Et see on see reaalsus, kus me oleme. Ja siin on hea meelde tuletada, et me peame lõhkuma selle mulli, isegi kui teie hommikul ei ava Facebooki peale hambapesu, siis väga suur osa inimesi teeb seda. Ehk enda järgi, see on kõige suurem asi, mida ma näen viga, et inimesed turunduses just sotsiaalmeedias, et mina ei tee niimoodi. Minul ei ole Instagrami, aga inimesed on seal ja kui me vaatame, mis toimub 60 sekundiga, toimub online ja me jagame selle, siis palju eestlasi on, siis ka Eestis see number on meeletu. Kui globaalselt 60 sekundiga toimub Tinderis 1 miljon swipe'imist, Instagramis 3 miljonit laiki, siis see on kohutav kogus tähelepanu. Et keskine inimene sotsiaalmeedias täna 2+ tundi päevas. Ja vaatame Eestis, te olete seal kõik. Meid on seal üle 600 000, Facebookis, Instagramis üle 300 000, kombineerituna üle 700 000, et see on väga suur number. Kui me võtame selle sama punkti, kus me praegult oleme, ja võtame siit raadius 1,7 kilomeetrit ja 1 miili, siis me saame kätte 47 000 inimest. Kui me võtame selle nüüd täiskasvanuteks 18+ ja naised, me saame umbes 16 000 kätte. Et neid on väga-väga palju. Ja mis on meie probleem? Meie probleem on tähelepanu. Et kas keegi on siin sündinud 2000+ aastal? On? Marell? Ei ole? Et see on hea meeldetuletus, et väidetavalt on kuldkala tähelepanu 9 sekundit ja siis millennialid ehk need, kes on sündinud 2000+, nende tähelepanu on 8 sekundit. Mina olen seda meelt, et ka väga paljudel täiskasvanutel, kes on 30+, 40+, on see tähelepanu teinekord selline 5 sekundit ja ei suudeta hoida seda. Ehk meenub see sein Tallinna lennujaamas, kus igaüks tahab oma visiitkaardiga tähelepanu saada, aga üksikud natuke teistsugused, kellel on kollane toon, kellel on metallist serv, need haaravad meie tähelepanu. Aga fakt on see, et suur osa täna sotsiaalmeedia tegevusi on need valged igavad visiitkaardid, need jooksevad te feedist läbi heal juhul, suure tõusega Facebooki algoritmi ei näitagi neid kellegile ja see ongi natuke surnud hetk. Aga mis siis haarab tähelepanu? Et kõigepealt staatiline pilt või siis liikuv pilt, mõlemad haaravad, video haarab selgelt rohkem tähelepanu, igasugune emotsiooni olemasolu, kõige hullem asi, mis te teha saate, on jätta inimesed ükskõikseks. Ja muidugi relevantsus. Et kui see on mõeldud ikkagi naiste rahvastele vanuses, ma ei tea, 34–40, siis meeste rahvad ei reageeri sellele, ei tee midagi sellega seoses. Ja muidugi rutiinist eemaldumine siin märksõna, et siin pausi ajal ka väga palju tuli telefonid kätte, oleks võinud niisama olla, aga see on hästi mugav. Töö juures ka on igav, mitte igav, raske asjaga tegelema, siis on hea vaadata neid sotsiaalmeedia asju. Ja mõeldes sisu peale, siis
mis sisu üldse sotsiaalmeedias toota. Täna 90% jagatavast sisust, kui te tahate, et inimesed asju jagaks, siis see on video. Isegi kui see on igav meteoroloogiline kaart, siis mul see sõbranna on seda jaganud, sest see puudutab teda. Aga ta ei jaganud ühtegi staatilist asja sellel perioodil. Et video on see märksõna. Ja video on see, kus kõige rohkem tehakse ka tegelikult vigasid võib-olla. Et ma näitan enda tööst ühte näidet praegult. See video on, kes tagapool ei näe, see video on 10 minutit pikk. Ja selle keskmine vaatamisaeg on 38 sekundit. Tundub, et see ei täitnud eesmärki. See on suht vana video, õnneks see toimetaja ei ole seda enam teinud niimoodi. Aga see iseloomustab hästi Facebooki, kuidas me käitume Facebookis. Kui see sama video oli artikli küljes, siis seda vaadati 65+%. Ehk see, kuidas me tarbime sisu, sõltub väga palju sellest, kus me oleme. Siin võivad olla subtiitrid ja muud asjad, aga 38 sekundit 10 minutist. See ei ole isegi 5%. Et millele siis video puhul mõelda? Kas selle hääle saab kinni ka panna või? Nii, väga hea. Et see on tüüpiline video, mida siis Facebookis jagatakse või tehakse. Kui me andsin selle ülesande Äripäeva Akadeemia turundusjuhile, et kasutame rohkem videosid, see oli see esimene asi, mis ta tegi. Me saime aru, et see ei tööta. Järgmine variant. Mis on muutunud? Mis see tuli juurde? Tuli juurde subtiitrid ja video muutus kõrgemaks, võtab enda alla rohkem ala. Kohe vaadatavus paranes, aga eesmärk, et saada neid klikke kätte, mis seal üleval link on, neid ikka ei tulnud väga palju juurde. Vaatame kolmandat varianti. On muutunud jälle midagi. Video, ruudukujuline, video peal on selge üleskutse, see haarab tähelepanu ja ka video all on siis klikitav ala, mis viib edasi, et täita seda lõplikku eesmärki inimesed tuua enda veebi. Ja kui vaatame seda paremal olevat näidet, nüüd see hästi lahe projekt, ma armastan aidata, kas keegi näeb seda fonti seal? See on kõige tüüpilisem ka viga, mis tehakse. Kasutatakse, ma ei tea, Adobe Premiere'i seda standard subtiitrite võimalust ja telefonis on see täiesti võimatu näha. Heal juhul, kui teil on selline 27-toline monitor töö juures, siis võib-olla näete seda fonti. Jälle, lihtne asi, aga ei juhtu midagi. Ja üks võib-olla märksõna, et paljud teist vaatavad, minu ainuke asi, mis vaatan on Game of Thrones. Kas keegi vaatab siit seda? Nii vähe käsi. Aga võib-olla panem mõelge filmitreileritele 20 aastat tagasi ja filmitreilerid täna. Mis on juhtunud on see, et kohe hakkab pihta tegelikult action. Kohe on mingi sõnum. Kui te vaatate siin, ma ei tea, Forrest Gumpi treilerit, siis 15 sekundit tegelikult võib-olla oli mingi kaader, kuidas, ma ei tea, auto sõitis ja aga nüüd on kohe kärts-mürts ja see on ka iseloomustab tegelikult edukaid videosid. Kui me vaatame neid kahte videot, siin on kohe elemendid liikumas. Kohe. Seal ei ole mingit hetk, et need tulevad ühel hetkel. Kohe on seal pilt liigub, märksõnad ja nad on lühikesed. Facebook ise ütleb, et soovitav videoreklaami pikkus on 15 sekundit. Aga inimesed ikka, aga ma tahaks veel seda öelda ja siis on 7 minutit pikk. Ja ei täida seda eesmärki. Ehk lihtne võimalus, mida teha, et alati ei peagi, kui vaatame seda näidet siin, kus see mees käima ei hakka küll, see Mindvalley't hea näide, see mees siin tantsib tegelikult, et saara peale tähelepanu, ta liigutab oma puusasid seal natukene ja see töötab. Ja kui vaatame eelmise aasta kultuuripealinna, just hea näide, kas see on video või? On. Esimesed 6 sekundit on lihtsalt kaader. Selle peale enamus inimesed scrollib ära sealt. Teil on vaja kohe see tähelepanu kätte saada. Või teil ei peagi video olema, te võite kasutada videos, kõige lihtsam on mingid olemasolevad kaadreid. Need võivad olla screenshotid, need võivad olla disainielemendid, liikuv pilt, see haarab tähelepanu. Ja liikudes siis igasuguste liikuvate piltide videode juurest, teine asi, mida järjest rohkem kasutatakse, õnneks ka Tartu 2024 on väga ilus Facebooki header, siis kui vaatame seda näidet siin, see on 2 aastat tagasi mul tehtud, hästi lihtne. Ma lendasin 5 minutit drooniga toas, õues ja see räägib mingisugust lugu juba. Aga kui see oleks lihtsalt pilt vanast kontorijoonest, siis see on selgelt igavam.
Ja mida te videoga kõige rohkem arvestama peate, on see, et eriti kui te tellite videosid kuskilt mujalt, siis on ajaga järjest keerulisemaks muutunud. Teil on Instagram, kus te story'd on portreid tüüpi, siis teil on selline ala, mis on hoopis teistpidi täiesti ebastandardne. Ja te peate kõige sellega arvestama kogu aeg. Ei ole nii, et ma tahan seda videot siit üritusest, vaid kes hiljem monteerib neid asju, te tahate saada 4-5 mõõtu võib-olla neid. Ja üritused, just kultuuri teemal on, neid üritusi on alati hästi palju. Nagu tänane üritus siin, siis ürituste puhul sama asi. Esimene asi, visuaal. See on see, mis silma torkab, mis räägib oma lugu. Ja kui vaatame nüüd näidet siin, kas see üritus tundub natuke atraktiivsem kui eelmine? See on liikuv pilt. Ja nüüd eriti, kui keegi osaleb sellel üritusel ja ma näen seda uudisvoos, siis on jälle liikuv pilt. See ei ole staatiline pilt, kui vaatame paremat reklaami, kui seal üleval tekst ei oleks, siis see ütleks mitte midagi. Sest üritusega kaas tulev info on hästi minimaalne. Ja staatiline pilt kindlasti ei ole surnud, see, et 90% jagamisi on videod. Ta endiselt elab, töötab, aga ta vajab tähelepanu ja suuremat tööd. Ja siin on hea meenutada, see on Alejandro Fischer, see on Havase strateeg. Temal oli selline ilus mõte eelmise aasta lõpus, et igasugune selline nagu isiklik, emotsionaalne pilt performib, töötab paremini kui stockfoto ehk siis pildipanga pilt. Aga ta ei mõtle pildipanga pildi all seda, et te võtate Shutterstockis pildi, vaid ka see, et kui te teete neid cheesy pilte, kus pannaksegi, ma ei tea, raamat kuhugi nurka ja siis tuuakse 3 modelli sisse ja et need on olemuselt samamoodi. Ja tema mõte oligi, et vähem stockpilte ja et alustaks sellist liikumist, kus me teeme päris pilte päris inimestest. Vaatame siis 2 näidet. Kas see on pildipanga pilt? Ma näen, mõned noogutavad. Tegelikult ei ole ju. Ta on selgelt selle tootega seotud, aga ta on olemuselt. See on see kohvitass ja siis on kena naisterahvas istuma pandud ja scrollib Instagramis ja aga ta jätab selle mulje, et ta on nagu pildipangast pärit. Kas siin on rohkem elu, emotsiooni? Kuigi see taevas on üle valgustatud, aga siin on elu. Et just päris pilte teha, päris inimestest. Et need töökuulutused, mida aeg-ajalt jagatakse, kus võetakse Shutterstockis 3 mehe pilti ja keskel on üks naine ees hoiavad pabereid käes, et see on nagu, see ei tööta tegelikult. Ja iga piksel loeb on märksõnaga kindlasti piltide puhul. Kui me vaatame seda Happy Soksi reklaami, siis see pildi ala võtab endale peaaegu topelt pikselid. Et juba mõnda aega saate Facebookis reklaame luues kasutada ruudu suurust pilti. Kui te jagate oma koduleheküljed linki, ta võtab endiselt kaasa selle vana mõõdu, see 1200x630 pikselit, aga reklaami luues, mõelge jälle, kui palju teil on rohkem ruumi parempoolse pildiga, te saate sinna peale teksti rohkem panna, ikoone, muid elemente ja see toob tulemused. Ja veel formaat, mille võib rõhuda natuke, on see karusselli formaat. Jälle, see on väga hea võimalus rääkida mingisugust lugu, sest iga element, moodul saab rääkida oma lugu, eriti mobiiltelefonis, kus inimesel on valida, kas ta tõmbab näpuga edasi scrollib või ta tõmbab vasakule, et näha, mis seal veel tuleb. Ja teinekord ei olegi teksti vaja, et see sama pilt võib ise rääkida mingisugust lugu, nii-öelda infograafik, mida te saate jagada siis sotsiaalmeediakanalites, kus on see vajalik info kõik peal. Ja ei saa üle ega ümber siis storidest. Snapchat tõi nad turule, Instagram põrutas kiirelt mööda, aga jälle lihtne asi, mida hästi paljud ettevõtted organisatsioonid täna ei kasuta, kus on võimalik lugu rääkida. Kui te natukenegi lähete korda kellegile, siis on see FOMO sees, et see fear of missing out, et äkki ma jään ilma millegist. Et inimene tahab klikkida, mis seal toimub. Te saate sinna sisuelemente sisse tuua, linke taha panna, küsimusi esitada, polle teha. Ja kui vaatame numbreid, siis kindlasti postitused täna Instagramis töötavad paremini endiselt leviku poolest, aga storid tulevad väga kiirelt järgi, et jälle koht, millele mõelda. Nii, ja võib-olla märksõna, millele veel mõelda just visuaalide tegemisel, et mõelge nende seadmete peale, mis teil on. Et kuhu see tegelikult läheb. Te teete need visuaalid alati oma arvutis. Üldiselt väga üksikud inimesed kasutavad mobiilis, ma ei tea, Adobe Sparki, midagi sellist. Te teete arvutis need, milline ta välja näeb. Et kui me vaatame seda Samsungi reklaami, kui te selle pildi avate mobiilis, siis on hoopis teistsugune. See lugu muutub, see narratiiv muutub totaalselt.
versus desktopiga. Või näiteks Elisa näide, et kas te näete, mis sinna kirjutatud on? Või isegi arvama tean seda disainerit, kes seda teeb, tal ongi selline monitor sama suur nagu see ekraan, seal on kõik loetav. Aga kui ma vaatan seda mobiiltelefonis, siis ma ei näe, mis sinna pandud on. Mul ei ole prille, aga ma ei näe. Ja veel üks märksõna just mõeldes mobiilile Instagramile, et mis mõõdust selle pildi teete? Kas te teete sellise horisontaalse, klassikalise ristküliku või keerate oma telefoni pildistama selle teistpidi, mis 5 aastat tagasi öelda, et inimesed on lolliks läinud, filmivad valet pidi, pange telefoni pidi, see on uus normaalsus. Ja kui me vaatame sellist keskmist engagement'i vahet, siis horisontaalse ja vertikaali vahel on täitsa märkimisväärne protsent. Kui keskmine ettevõte tahab kasvada 5% ja teil on võimalik lihtsalt sellega, et te kasutate püstist pilti olla 10% parem, siis see on väga-väga suur vahe. Ongi hea tulla, et ennem ka mainisid esinejad, et mis see lugu on. Minu arust sotsiaalmeedia ongi tegelikult see koht, kus me läheme lugusid rääkima ja kui me oleme passiivsed kasutajad, siis me tahame teiste lugusid kuulata. Kas keegi teab, kes see härrasmees on või noormees või? Kui keegi teab, siis mulle tuleb pärast üks väike kingitus. Ei tule? Ei tule? Sul ka ei tule? Ei tule? Tema nimi on, äkki olete kuulnud, Yuval Noah Harari. Ta on kirjutanud raamatut Sapiens, eesti keelde tõlgitud Homo Deus ja 21 vastust 21. sajandile. Ja ma arvan, et üks targemaid elavaid inimesi ja tema mõte ongi see, et me inimestena ei mõtle valemites, me ei mõtle statistikas, me mõtleme läbi lugude. Ehk kuidas seda lugu edastate, mis see lugu on. Me kõigil on oma lugu, et see ei pea parem olema kui teistel, aga see peab eristuma. Aga see hea lugu on piisav, kui see lugu on hea, et teie eesmärgini jõuda. Et te täna siia tulite, kas lugu oleks piisav olnud? Arvatavasti mitte. Ma ei oska selle mehe nime hääldada. Ta esines eelmine aasta Pariisil Google'i konverentsil, aga ta on sõjafotograaf, ta on viimased 20 aastat käinud pildistamas selliseid eriti koledaid kohti, kuhu me kunagi minna ei tahaks. Ja ta sai ühel hetkel aru, et läbi foto ta ei suuda edasi anda seda, mida tegelikult edasi saab anda. Ja ta jõudiski selleni, et tegi Google'iga koos, tegi siis virtuaalprillidega, et me saame prillid pähe panna ja me olemegi seal Süürias sellel tänaval. Ja see mõte mind väga kõnetas, et me tahame jõuda tegelikult lugudest kogemiseni. Et see võiks ka teie eesmärk olla, kui te seda lugu räägite, siis saate inimesed seda päriselt kogema, mida te neile jagate. Ja siin on hea meenutada Steve Jobs, kui teil elas, siis tema oli ka selline lugude fänn ja tema arust oligi hea lugude rääkija, oli selline, kes seab visiooni ja on mingis mõttes tänapäeva šamaane. Et kui te ise ei ole see hea lugude rääkija, siis otsige enda kontekst need inimesed ülesse organisatsiooni sees, kasutage väljaspoolt, kes võiks neid lugusid rääkida. Siis me kõik tahame, kui me selle ekraani avame igavusest, mingisugust lugu saada. Aga teil on see visuaal olemas, hästi ilus, olete teinud täiesti fantastilise pildi. Lugu on ka, ma ei tea, võtsite Valdur Mikit appi, rääkis teile, kuidas Eesti kultuur on arenenud viimase aja jooksul, kõik on tore, sihtgrupp on paigas, aga mitte midagi ei juhtu. Kindlasti olete olnud turunduskampaaniatega olukorras. Kes on olnud sellise olukorras, et teete midagi ja sealt tulemust nagu ei tule? On kellegi olnud sellist olukorda? No ikka on. Minul tuleb kõik ette. Täitsa tihti tegelikult. Ja siin ongi see koht, et neid puutepunkte on hästi vähe. Ehk meil on vaja tekitada puutepunktid ja neid manageerida. Mida see tähendab, on see, et soovitud tegevuse teevad alati inimesed, kes on early adopterid, esimesed sellised superfännid. Aga paljud teised ei tee esimese puutepunkti peale seda tegevust. Ehk siis meil oleks vaja luua mitu puutepunkti, et inimene saab pihta meie sõnumiga. Ta näeb Instagramis videot, Facebookis näeb selle artikli oma ja siis tekib neid puutepunkte, kus ta julgeb selle otsuse ära teha. Ja puutepunkti selline number ja edutegur ei ole seotud kindlasti rahaga. Inimesed ongi emotsionaalselt erinevad, mõne jaoks on osta 100 000 Porsche kööki-möki, teisel on 3 korda rohkem raha, ta ei osta kunagi seda, tal on vaja seda lugu kuulata, ta teeb selle otsuse ära. Ja üldiselt öeldakse, et on 7-11 puutepunkti. Et guugeldage sama Rule of 7 ja võib-olla guugeldada on ka hea, et pange Google'isse Google Touchpoints ja Google leidis juba 2011, et on 11 puutepunkti vaja. Ja see ei tähenda ainult digimaailma, see võib ka seda tähendada, et te sõidate hommikul, sõidate tööle, teil on suur plakat T-servas, 2 tundi hiljem kuulate raadiot, see sama lugu tuleb nendest kanalitest ja te saategi siis 7+ korda pihta selle sõnumiga. Ja nüüd, kui sõber tuleb, ütleb, et kuulge, et Tartus on järgmine nädalavahetus selline lahe üritus, räägitakse sel teemal, siis teil on see, et ma tulen.
sõber arvab, et ta müüs selle maha teile, aga tegelikult on see müük toimunud juba nädala-2 jooksul, kus neid puutepunkte on teie suhtes olnud rohkem. Ja mõeldes kommunikatsioonile ja puutepunktide juures, mulle meeldib see Bernard Shaw mõte, et kõige suurem illusioon kommunikatsiooni puhul on see, et see on toimunud just meie poolt, kes kommunikeerime väljapoole. Mina võin teile midagi kommunikeerida, kus teieni kohale jõua, siis tegelikult ei ole kommunikatsiooni toimunud. Ja nüüd ma sukeldun hästi põgusalt just puutepunktidele mõeldes, et sotsiaalmeedias sihtgruppide loomise juurde. Kui paljud teist on loonud üldse Facebookis erinevad sihtgruppe? Tõstke julgelt käed. Mõned käed on olemas. Ma käin hästi põgusalt üle, sellest võiks rääkida, ma arvan, 2 päeva sihtgruppide loomisest. Aga kõige lihtsam, teil on kodulehekülg, te saate luua sihtgruppe kõige põhjal. Inimesed on külastanud mingit lehekülge, ei ole külastanud lehekülge, on külastanud 3 korda, 5 korda mingi perioodi jooksul. Kuni selline välja, kas nad on lisanud kuskile vormi midagi, kas nad on teile jätnud andmed, seda kõike saate trackida. Saate üles laadida kliendi andmeid, teil on CRM-süsteemis telefoninumbrid, emaili aadressid, laete üles selle, see on see baas, kellele saate siis näidata reklaami. Need on väiksed arvud tihti, aga need töötavad, sest need on relevantsed, puudutavad seda sihtrühma. Saate luua sihtgruppi inimesed, kes on Instagramis, teie lehel käinud, reageerinud sisule Facebookis, selle kõige põhjal. Ja tulles ürituste juurde, mille me natuke juba peatusime, siis ürituste puhul need valikud on hästi palju, kellest me saame sihtgruppe luua, kes käisid üldse ürituse lehel, kes vajutasid going, kes interested. Ja kui me vaatame ühte näidet, ma panin nädalavahetusel kokku, Tallinnas on selline üritus tulemas nagu Veegfest. Ja siin on hästi näha, et 4500 inimest on käinud ürituse lehel. 3300 vajutanud interested ja alla 1000 on vajutanud going. Ehk need, kes on alla 1000, nende jaoks touch pointe on selgelt vähe olnud. Nüüd see kõige ülemine baas võimaldabki need touch pointe hakata juurde looma. Kas näidata ürituse reklaami, videot, artiklit, et nad selle otsuse ära teeks, et nad sinna tuleks. Ja videode peale mõeldes siis jälle hästi lihtne luua sellisest sihtgruppe, et need puutepunkte tekitada. Inimesed, kes on videot vaadanud mingi arvu sekundeid nii Instagramis kui Facebookis või protsentuaalselt. Need videosid võib olla 1, te võite valida neid mitu tükki ja omavahel neid kombineerida tegelikult. Ehk tekib selline filtreerimise võimalus, te saate nii-öelda include'ida, sisaldab neid inimesi ja exclude'ida, välistame need, kes on midagi muud teinud sinna juurde. Pluss ka täiesti juurde tuua selline demograafiline informatsioon või käitumispõhine. Näiteks, ma panin see näiteks, et ma sihin inimesi, kelle ettevõtte käibed on 250 000 pluss eurot. Mul on selline baas tehtud, nad on vaadanud veel videosid, ja neil on lapsed vanuses 6-8. Suur osa lapse vanemaid on Facebooki profiilile ju külge pannud, sest kui laps sünnib, siis kõigepealt nad uputavad Facebooki üle oma lapse piltidega ja see on kindlasti profiili küljes, et neil on lapsed. Ja teie turundajad saate seda ära kasutada. Pluss seda, et on tulnud tagasi hiljuti välisreisilt. Seda kõike saate omavahel kombineerida. Nii, ja nüüd lähme makstud tegevuste juures tagasi mitte makstud tegevuste juurde. Ja miks ma ütlen orgaanik on see, et isegi need orgaanilised tegevused tegelikult ei ole kunagi mitte makstud. Keegi näeb vaeva, keegi mõtleb selle sisu peale, keegi teeb video, et igal juhul läheb siin alati aega ja teinekord läheb selle postituse vormistamise rohkem rahaliselt aega kui see väike summa, mis siin hiljem otsa pannakse. Aga juba aastaid, ma arvan, selline 4-5 aastat konverentsidel on alati teema turunduskonverentsidel, et orgaaniline reach on surnud, mitte makstud midagi ei levi. Ja see peab osaliselt paika, et see trend jätkub, see kukub, aga ta kindlasti ei ole tänane olukord, kus orgaaniliselt ei levi. Ma võtsin laupäeval ühelt Facebooki lehelt, võtsin viimase 9 postituse numbrid ja kui näete, see protsent on siis engagement ehk haaratavuse protsent. See kõigub 2% selle lehe puhul 16-ni. Väga suured käärid. See kõige halvem postitus tähendab seda, et 1000 inimesest on 20 inimest on reageerinud sellele. Kõige parema puhul tunduvalt rohkem, 16%. Ja mis seda iseloomustab ongi see, et see 2% lihtsalt oli halvasti vormistatud. Tekstid, pilt ja levik oli kuhugi kadunud, et kui 11 800 reach, siis see on igal juhul arvestatav number. Aga kui me trendi vaatame, siis igal juhul, kui te mõtlete oma turunduseelarvetele, siis see orgaaniline levik kukub ja te peate arvestama, et teil turunduseelarves, kui te sotsiaalmeedias tahate midagi teha, teil on vaja sinna reaalset raha, mida te saate siis Facebookile anda. Facebook peab ka kasvama, aktsiahind kukkus vahepeal ja see võiks ülespoole jälle tulla. Aga mis tüüpi sisu levib üldse siis? Minu märksõnad, et sellised numbrid näha, et 25 000 inimest näeb seda Eestis
ja üle 3000 klikib sellele, siis esimene asi, et see emotsiooni pool, see torkab silma teile. Seal on copy ehk tekst pluss see visuaali pool. Et me oleme kõik kuulnud, et hea ilus pilt ütleb 1000 sõna on väärt, aga kui panete sellele 1000 sõnale veel 2-3 tugevat lauset juurde, mis kokku lähevad sellele, siis see muutub veel atraktiivsemaks. Relevantsus. Ta peab puudutama võimalikult suurt osa sihtgruppi. Kui ta ei puuduta, siis ei ole sellest mitte mingit kasu, inimesed ei reageeri sellele ja see levik jääb seisma. Ja tekitage huvi. Kõige suurem viga, mis ma näen, on see, et inimesed teevad selle Facebooki postise valmis ja see on üles kirjeldusse kirjutatakse, ma ei tea, 12. klassi lõpukirjand peaaegu. Ei, teie eesmärk on inimeste tähelepanu saada, kui te inimesed tahate enda veebi klikk saada ja las nad loevad teie platvormil nüüd seda juba pikemalt. Ja öelge inimestel, mis nad tegema peavad. Marellil oli siin hea näide, see startup teilt, seesama, et loe lähemalt, näpuga see emotikon alla, öelge inimestel, mis nad tegema peavad, tutvu ürituse kavaga. Inimesed on küll ütlevad, on hästi iseseisvad, aga kui te nüüd ütlete, mis nad tegema peavad, siis elu on näidanud, et teevad seda palju suurema tõenäosusega. Ja kas loob diskussiooni? Facebook on juba siin 2 aastat rääkinud oma sellele F-konverentsidel, et märksõna nende jaoks on meaningful conversations, ehk siis tähenduslikud vestlused. Ja inimesed ei suhtle brändidega. Te ei lähe Tartu 2024 Facebooki lehele ja ei hakka seal suure tõenäosusega suhtlema. Aga kui Kristiina jagab midagi sealt enda isiklikule seinale, siis teise inimesega te tahate suhelda. Ja Facebook väga hästi saab aru, kuidas postitused liiguvad, mis on mingite lehekülgedega seotud. Ja see võimalikult paljude kõnetamine, jälle see relevantsuse teema, et kas see kõnetab palju teie fänne, kui see ei kõneta, siis ärge pange seda. Isegi kui teil turundusjuht, osakonna juht ütleb, et see on vajalik, aga kui te teate, et see ei levi, siis ärge tehke seda, ärge pange seda võimalusele muidugi. Ma tean, et Eestis on ettevõtted, kus on ette kirjutatud isegi, mida peab Facebooki panema. See on väga kurb olukord. Ja lõpetuseks, kas see on jagatav? Eelkõige selle koha pealt, et kui see postitus selle taga on mingisugune lugu teie enda veebis ja keegi võtab otse veebis selle aadressi ja paneb oma isiklikule Facebooki seinale. Mis pilt ja pealkiri kaasa tuleb? Te saate seda kõik ise defineerida, väga tihti on see jäänud pooleli, kui tuleb vale pilt kaasa, vale pealkiri, siis te ei taha jagada seda isiklikule seinale. Te tahate, et isiklik sein näeks välja ilus, atraktiivne, vaadake need lihtsad asjad üle. Sest kui te midagi vahvat teete, mis läheb korda inimestele, siis nad ka jagavad seda. Nii, aga kuidas saada siis tasuta levikut juurde natukenegi, et sellist vunki peale keerata? Et meil on Facebooki grupid õnneks ja see on jälle midagi sellist, mille nüüd eelmine kuu Facebook õikas jälle välja Californias, et nad annavad gruppidele annavad rohkem tähelepanu, sest seal toimuvadki need vestlused, mis on inimeste vahel. Ja lühidalt, kui me jaotame grupid ära, siis meil on sellised asukohapõhised, võib-olla, ma ei tea, Annelinn, võib-olla Kalamaja. Meil on temaatilised, eesmärgiga seotud, et temaatiline võib kõike olla alates droonilennutajatest kuni mingisuguse toitumiseni välja. Temaatilised võivad olla ühekordsed, ma ei tea, teeme ära, aitame kellegil parandada kodu. Ja palju ka interneti funktsiooniga, kus ettevõtte sees on loodudki grupid töötajatele, need võivad olla ka täiesti vabatahtlikele, need võivad olla meediale, kus siis toimuvad diskussioonid. Ja kellele grupis osalete? Kellele täna grupis osaleda saate Facebooki grupis? Kuidas? Kui sa osaled, siis tükk aega oli see, et said ainult isikliku kontolt alla, aga nüüd juba mõnda aega tegelikult saate ka olla nii-öelda Facebooki lehena seal. Et jälle see valiku koht, et kui te osalete Facebooki lehena grupis, siis on see oht, et see on natuke selline kommertsmaitse juures. Aga mitte alati. Et kui te isikliku kontolt ei taha panna, siis igal juhul oma lehe alt võiks see julgus olemas olla. Ja neid gruppe võibki, need võib väga-väga palju olla endaks läbi mõelda, et kõik alates kas teenuste, teemade põhiselt, võib-olla lapsevanematele mingis vanuses, võib-olla naistele, võib-olla meestele. Ja seal toimuvad diskussioonid, kui neid ilusasti manageerida ja hoida seda üleval. Või see eelmise aasta Euroopa kultuurikapital, üks grupp oli ainult, aga mõeldes sellele teemale, seal võiks kõik olla, alates vabatahtlikest kuni siis üritusteni välja, et hoida see fookus ühes kohas. Nii, ja siis populaarne termin, mida palju kasutatakse eesti keeles ka, et võib-olla olete kuulnud selline UGC, mul endale ei meeldi, aga et pange fännid ja inimesed sisu teile tootma. Te ei hakka ise teha seda, et see user-generated content, märksõna siis. Inimesed hea meelega jagavad oma pilte, videosid teiega tegelikult. Ehk
lühidalt, kui te palute inimestelt, siis elu näidanud, et inimesed hea meelega jagavad ja annavad ja te ei pea selle pärast kellelegi raha üle kandma. Kui nad saavad osa olla millegist, mis neile korda läheb, siis nad teevad seda. Ise saate leida sisu asukoha põhjal otsida, hashtagi põhjal, sama see Tartu kunstimuuseum oli see, oli või? Et täpselt, et oma hashtag, selle põhjal saate siis üles leida vastavat sisu. Pakkuge präänikut, inimesed on edevad, kasutate nende pilte, mainite neid. Ja suhelge, otsige oma hashtagid üles, pange need likeid teinekord ära, tänage, et ilus pilt, kas ma tohin kasutada. Suhelge, olge aktiivsed. Ja mängige selle mõttes edevusele, et inimesed on edevad. Et kui te annate neile võimaluse jõudagi teiega Facebooki või Instagrami kontole oma pildiga, siis muidugi väga suur osa mõtlevad, kindlasti tagin ära või midagi muud. Ja hashtagidele mõeldes siis, kui te panete lihtsalt sinna alla hashtagi, siis see ei aita, aga öelge inimestele, mida nad tegema peavad. Sama siin on see post photos of your leaves in a bowl ja kasutage seda hashtagi, öelge inimestele. Mul on siin mõned näited, mis mul endal telefoni ette jäänud. Web Summit oli täis reklaame, kus selgelt öeldi mingi küsimus lihtsalt õhku ja see ongi see tell us using, öelge meile, mida kasutada. Või Halloween ajal New York oli täis ekraane, see on hästi populaarne teema mujal, muuseumitest kuni Tate muuseum Londonis samamoodi, seal on ekraanid, kasutage seda hashtagi ja te võite jõuda oma selle kunstiga meie ekraanile. Jälle mängib selle edevusele, et inimene kasutab spetsiifilist hashtagi, ta saab oma pildiga sinna. Lennukompaniid on selle toonud oma ekraanides samamoodi, et tee oma reisist pilt, pane sinna alla, ma ei tea, Delta Experience ja see pilt ilmub siis inimeste peatoe ekraanile. Ja hashtag võib olla ka alati vabalt ühekordne, et mulle siin vasak näide on sõbra pulmast, hashtag ongi Selina loves Mason. See oli võimalus, et inimesed, kes on kõik kokku tulnud üle maailma, nad saavad vaadata, mida tehtud on ja ka just pruut ja peigmees saaks hiljem vaadata, mida teised tegid pika nädalavahetuse jooksul. Ja tulete Eestisse tagasi, lennujaamas, Visit Estonia, kõige populaarsem hashtag, selge üleskutsega, et jaga oma seda sama, mida see prantsuse fotograaf ütleb, seda nagu kogemust, mitte lugu. Albert Einstein väidetavalt on ta kunagi öelnud sellised, et üks hullumeelsuse tunnuseid on see, kui me teeme järjepidevalt sama asja ja ootame teistsugust tulemust. Ja see ongi see koht, kus sotsiaalmeedia annab teile väga hea võimaluse testida erinevaid sõnumeid, pindasid. Kui vaatame siin seda 2 Facebooki postitust, Peter Kenti juba oli siin korraks õhus, hästi soe, mõnus meesterahvas. Mis on siin 2 vahe? Kes näeb ära? Üks vahe on ainult visuaali vahe on, täpselt. Et see on see koht, kus te saate testida. Toimetaja pani selle vasakpoolse üles äripäevas. Minu reaktsioon oli, et miks sa teed niimoodi? Ta oli veendunud, et see on jumala ilus, ta tegi screenshoti koduleheküljel, et ma ütlesin, aga miks me Peeteri pilti ei kasuta, et see on artiklis ka, et see on ju, ta ei ole selline, kuidas öelda, vana väsinud kaabuga mees, ta on elav mees. Miks seda ei pand? See ei töötaks. Jälle testimise koht, 5 euroga. Ma nägin ära, ma tegin 2 reklaami, näitasin inimestele, kes seda artiklit polnud lugenud, AB test ja Peetri pildiga töötas üle 30% paremini. Väike test, 30% vahe, ainult pilt. Ja need testimise võimalusi, kui te ise ei kunagi kasutama, aga kasutate agentuuri näiteks, neid tuleb järjest juurde, et te saate testida seda reklaami ennast, te saate testida, millele te optimeerite selle reklaami. Ja saate tehtida erinevaid sihtgruppe oma vahel, et kus kohast te selle sama raha eest saate rohkem, sest meie eelarve tihti ongi piiratud, et kui te võib-olla ainult 70 eurot, siis te näete juba selle 20 euroga, näete ilusasti järjed, kus ma ülejäänud raha panen. Ja kui see vahe on juba 7-8%, siis kui mõtlete terve aasta peale, kus on 52 nädalat, siis see on märkimisväärne vahe. Et siin üks lihtne näide, ta ei ole päris identsed pildid, et tekstid on täpselt ühesugused. Neil ei mitte mingit vahet ei ole. Üks on see ruudukujuline pilt, 2 ajakirja, pilti ja kui me vaatame numbreid, siis selles AB testis variant A ehk see ruudukujuline, see kliki hind, kes kohale jõudsid, see on üle 20% soodsam. See on 20%. Et kui te mõelge see, kui te eelarve on 1000 eurot, vahet pole, mis see lõppeesmärk on, et saate 20% parema tulemuse, siis jälle
võimalused soovitud tegevusteni jõuda muutuvad palju odavamaks ja saate ka rohkem. Ja võib-olla veel üks asi, millele lõpupoole rõhku panna, et mis need tähtsad numbrid üldse on siis, mida vaadata. Keegi tunneb selle mehe ära, minu arust meil koolis ka kuskil näidata selle mehe pilte. Tema on Lord Kelvin ja temal on omistatud selline asi, et tema on kunagi öelnud sellist asja, et see, mida me mõõdame, seda me ka juhime ehk manageerime. Ja jälle, millele te rõhku panete? Kui te panete oma Facebooki likeidele rõhku, siis on see, mida te mõõdate. Kui te panete levikule rõhku, siis on see, mida te mõõdate. Et kui me vaatame video vaatamist näiteks, kas te panete nüüd rõhku video vaatamistele või sellele, et kindel protsent inimesi vaataks seda videot keskmiselt. Mis on see mõõdik? Mida te mõõdate ja hiljem ka juhite? Või see keskmine näide, et kas te panete reachile rõhku 66 000 näinud või sellele palju klikivad sellele 10 000, mis on see kõige tähtsam mõõdik teie jaoks? Ja kui te müüte midagi, siis lõppmõõdik on ju need ostud tegelikult. Mis hinnaga need kohale tuleb? Et kõige tähtsam on see viimast tegevust mõõta. Need pehmed tegevused enne seda mingid indikaatorid, aga need ei tähenda seda, et need täidavad lõppeesmärki üldse. Ja mõeldes nüüd nende südamete peale, siis me oleme nii armsas kohas nimega Armastuse saal. Lõpumõte teile. Ja Eestis mulle tundub viimasel ajal kasutatakse vähemalt enda Facebooki feedis seda kurbolekut ja see vihane olek, emotikone kuidagi hästi palju. Lõhestumise teema võib olla. Ja ma arvan, et me oleme äkki kõik ühte meelt, et kui me seda topi vaatame siin, siis Eesti on seal alt teine, Itaalia meist allpool, kus kasutatakse siis seda ilusat südant emotikonina. Et ma ei tea, see võiks äkki mingi üks eesmärk olla, kui te sisu toodate, et see sisu oleks võib-olla tehtudki nagu heas mõttes südamest. Ja see puudutab inimesed, nad tahavad sinna alla selle südame panna, mitte ei pane sinna vihast nägu või midagi muud. Et sellelt 4% me võiks tõusta ju, ma ei tea, võiks ju Mehhikost mööduda ju. On ju nii, järgmine kord, kas uuring tehakse. Ja mõeldes nüüd sellele kasvule siin, siis üks asi, mida ma ise kuulen hästi tihti, on see, et turundades need eesmärgid, mis on pandud, need tunduvad hästi kauged. Võimatud isegi öeldakse, et ma ei jõua 10 000 Instagrami jälgine, sellepärast et hetkel on 600, aga kui mõtlete 10 000, jagage see 365-ga. Teil on vaja 30 uue jälgija netos saada juurde päevas. See ei ole võimatu. Ja siit ongi veel küsimus, kes usub, et ta suudaks täna olla ükskõik milles 1% parem kui eile? Kes usub? Kõik usute? Ükskõik mis on, ma ei tea, tahate teha 1% rohkem samme, 1% kätekõverdes rohkem kampaaniast parem olla. Aga kas te homme ka suudaks olla 1% parem, kui te täna olite juba 1% parem? 1% ainult. Suudab keegi või? Suudate. Ja vaadake, mis juhtub, kui te teete seda 365 päeva järjest. Siis see kasv on 37 korda. See on see mõttekoht, et kui te natukene teete, et seal ei pea mingit revolutsiooni olema, kõik need asjad, mis ma siin vahel näitasin, need on keerulised osad asjad, aga kui te natuke iga päev teete, siis see tulemus tuleb ka ühel hetkel. Ja allapoole minekuga muidugi nagu see liitintressi õnneks see kukkumine nii hull ei ole, aga kui te halvemini teete, siis on stagnatsioon on see märksõna vist. Et natukene iga päev paremini. Ja selle väikse harjumuste muutmise mõttega ma tõmbakski otsa kokku. Et mind leiab sotsiaalmeediast ette Andrus Kiiskülalt. Olen selline poolaktiivne, mõnes kanalis passiivne kasutaja. Ja nüüd ma tänan teid tähelepanu eest, et mõtlesite kaasa ka natukene. Meil on vist mõned minutid jäänud veel. Esitan sulle siis mõned küsimused, mis tulid kuulajatelt. Üks esimesi, mis ma püüdis kohe tähelepanu, oli see, et me räägime siin trendidest, et video ja püüame sellega tähelepanu. On mingid mõminaid või sosinaid, et mis see järgmine suur hitt on ka või? Kui ühel hetkel kõik on täis selliseid värvilisi videosid, kus mingi ahv lehvitab, et siis kuskil on vaja edasi liikuda. See ongi see, et teinekord on kampaaniad, võib-olla olete märganud ka, et ei olegi seda vilkuvat hüppavat ahvi. Ongi must-valge, et jälle see eristumise koht, et kui te scrollite oma feedis, kus on pallipildid ja kassid ja keegi on teinud hästi sellise eristuva musta-valge lahenduse, et see ei tähenda, et peaks nüüd hüppama kargama. Ja trendidega on alati see asi, et
ma ei tea, trendid ju mööduvad, et see, mis inimesed kandsid 10 aastat tagasi, et keegi ei pane riided selga enam, et on osa asju, mis on tegelikult ka jäänud, et kui 10 aastat tagasi Facebookis oli ikkagi see lingi postitus, kus oligi pilt, pealkiri, et endale nii-öelda külastajaid tuua, see töötab täna hästi, lihtsalt ongi tulnud juurde see, et see ruudukuju on tulnud ja muud asjad, et selline väike evolutsioon on kogu aeg käimas. Trendidest veel, et selline küsimus, et kui suur töö on see trendide jälgimine, et kas selle peal on kohe eraldi inimene, kes iga päev vaatab, mis on järgmine next big thing või on see selline asi, mida nagu justkui lennult peaks nagu hoomama ise? No, ma arvan, et see oleneb paljude igapäevaselt kasutajate sotsiaalmeediat, aga tegelikult neid trende ei ole nii palju, et Facebookil on endal aastas 2-3 suurt üritust, millest on ka live ülekanded, kus saab ka sellise arusaamise, mis nad teevad ja see on täitsa väärt investeering jälgida neid. Et see võtab mõned tunnid ajast ja jälgida ka võib-olla mingid blogisid ja muid asju. Soovitavalt inglise keeles, eesti keeles keegi väga ei kiitel teemadel. Ja siis selline küsimus, mis on armas, aga väga tõsine, et kuidas olla erinev, kui kõik üritavad olla erinevad? Hea küsimus. Ikka olla ise olla ise, mitte parem. Mulle meeldibki see mõte, et ongi, mis see erinevus on, et meil kõigil on mingisugune organisatsiooni sees, meil endal on mingisugune lugu on teistsugune. Muidugi, me oleme kollektiivselt hästi sarnased, aga alati on mingi lugu. Te olete ka erinevad riides siin praegult ju. Me ei ole kõik Steve Jobsi moodi mustas kampsonis ja teksapükstes. Et alati on see, millega nagu me eristume natuke, kuigi ma vaatan, seal on 2 venda Nike bluusidega, et ja siis selline, minu tõused ihukarvad püsti selle küsimuse peale, aga siiski, kas loosikampaaniad, et jaga midagi, siis võid võita, et kas need toimivad pikaajaliste kliendisuhete loomiseks, kas need on head turunduseks? No, esimene asi on see, et Facebook keelas need üle-eelmise aasta lõpus juba ära. Eesti keeles on läbiammustamine raskem olnud. Ja teine asi on see, et mõelge sellele, et kui te loosite välja järjekordse iPhone'i, ja inimesed saavad selle endale, kes teie fänniks hakkavad ja nad hakkavad teie fänniks ainult selle pärast, et seda telefoni saada. Ja nüüd nädal aega hiljem teete nüüd oma postituse oma valdkonnas ja neil see valdkond korda ei lähe ja te reageeri sellele, siis teil on ühe hetkel lihtsalt hästi palju surnud fänne. Et see ei tähenda, et te võiks mingi asju välja loosida, kui see on väga tugevalt seotud teie temaatikaga, võib-olla üritusele piletid, midagi sellist. Aga see on selline libe maa, et aeg-ajalt näeb ikka neid jagamise kampaaniaid, kus see levik ehk reach jääb seisma, sellepärast et Facebooki algoritm on läbi ammustanud, et see ei tööta. Aga sellest hiilitakse ka vahvalt mööda, et kadunud on ka paljuski sellised, et kus inimesed kirjutavad kommentaaridesse jagatud, vaid nüüd on see, et kirjuta enda jaoks mingisugune märksõna. Ja kui need märksõnad on erinevad, siis algoritm ei saa hästi aru, et see on siis seotud sellise jaga ja võida temaatikaga. Et võib-olla märksõna lennukompanii hiljuti mäletan, kes tegi, oli see, et kuhu sa esimesena reisisid riikane. Sa reisid kindlasti kuhugi mujale lennukiga kui mina. Kui mina kirjutan sinna, kirjutangi, ma ei tea, kirjutan Pariis ja sina kirjutad Moskva, siis Facebook ei pruugi sellest ka aru saada, et see on sellist tüüpi kampaania. Millised kultuuriasutused nagu turunduse aspektist sulle endale meeldivad? Millised on need toredad? Näiteks siis Tartu näitel. Kultuur on üldse selline hea sõna, mis asi on nagu kultuure. Aga nii palju, kui ma enda töös olen, siis kõik, ausalt öeldes päris paljud on juba igavad. Ka neid, keda ma konsulteerinud olen, sest on ka näiteks, mida kõrgemale see tase läheb, näiteks Euroopa Komisjoniga seotud Euroopa Liiduga, neil on ette kirjutatud, mida nad peavad postitama. Et kui nüüd Juncker tegi midagi, siis on ette vaja panna. Et ma ise ei jälgi Instagramis ühtegi kui niisugust otseselt kultuuriga seotud, pigem mingid kogukonna asju, mis on ka tegelikult kultuure, kes räägivad oma lugusid vahvalt. Ja siis selline natukene, võib-olla natukene tõsisem, aga räägitakse seda, et inimesed tarbivad sotsiaalmeediat liiga palju. Et kas see kuidagi nagu turundajate mingisugust suhtumist sotsiaalmeediasse muudab ka või on see, et kasutame ja lükkame ainult infot juurde ja juurde? See on see mulli teema jälle, et me kõik oleme omas mullis ja kindlasti me kasutame liiga palju, et ma just siia sõites Tallinnas kuulasin ühte audioraamatut. Ja seal oli ka, et USA näitel, et keskmine inimene on 2,5-3 tundi on sotsiaalmeedias iga päev. Et kui sa mõtled selle peale, et see teeb aasta aja peale teeb see nagu meeletu mitu kuud tööaega, siis see ei ole jätkusuutlik ja see tähelepanu. Ja minul enda tekitab see aeg-ajalt küll konflikti natuke, et minul on perioode, kus ma telefonis kustutan sotsiaalmeediakanalid kõik ära.
sest ma tegelikult ei vaja ühegi kampaania tegemiseks neid telefoni ja ma näen, et need võtavad fookust ära nagu lihtsatelt asjadelt. Ja see nii-öelda sõltuvuse probleem ja võib-olla ka selline enesekindluse probleem. Et noh, Instagram on hea näide, kus mingis vanuses naiste rahvad kipuvad, kui neil ei ole poole tunni pärast teile 100 laiki, siis kustutatakse postitus ruttu ära. Et ma mõtlen, mida see nagu inimeste enese hinnanguga teeb, et see ei ole ju see tehnoloogia on omamoodi neutraalne, aga see, kuidas me seda kasutame ja see, kuidas see meile nagu präänikuid annab ja ajust dopamiinilaksu tekitab. Ma ei tea, mis suunas ta liigub, et neuroteadlased oskavad sellele vastata 10 aasta pärast. Ja siis lõpetuseks tore küsimus ka, et kui mulle ei meeldi videopostitused, kas ma olen friik, kellele on asju raskem turundada? Oi, üldse mitte. Mina näiteks enda töös kasutan videoreklaame võib-olla 10%, sest tegelikult sellised lihtsad ruudukujulised pildid, kus on selge sõnum, toovad tulemusi lihtsamalt, sest videotootmine kipub olema paralt kallis ja ajamahukas, et just hea video teha. Et sa võid selle ju telefoniga valmis filmida, kui selle paned üles subtiitritega, siis on nagu see ma armastan aidata näide, et keegi saa aru, mis seal on. Et pigem teha siis pildipostitus, reklaam ja teha see hästi, aga mitte ponistada seda videot. Et see muutub ka järjest raskemaks, sest kõigil on droonid, GoProd, efektid, et kuidas sa ühel hetkel eristud? Kõik teevad neid kürts-märts, et ma ei tea, kuhu see välja jõuab niimoodi. Aitäh, suur tänu! Aitäh!